Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Aru elab loomaaias, katsakas ja muidu maias ja nii kõmib ta aina umpa. Metsas karu pole näha, metsas on tal külm ja paha ja nii mütar ta aina mütta. Loomaaeda tahan ma, karu kaisu tuduma. Roekesi sööks seal kommipäevad ööd. Tule sa, nüüd loomaaeda ühes minuga. Ägas keegi karda karu. Karul mitme mehe arvu. Jõudu jaksu üle aru. Karu silmad on kui sulakold, sealt lõskab inim armastuse tool. Peab mõni koera ja mõni mees kassi, mõni peab ahvi, kes elab ta sahvris. Mina ainult karu armastan. Mina ainult karu armastan. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ja Apelsini karu laul läks meil tervituseks Väike-Maarjasse, kus möödunud nädala lõpul tegutses fantoomkaru, keda keegi pole näinud, aga kellest on kirjutanud kogu Eesti ajakirjandus ja selle teema juurde tuleme saate lõpust tagasi. Aga alustame siis sellest iga-aastasest tähelepanuväärsest kirjandussündmusest ja see on siis Kaitsepolitsei aastaraamatu ilmumine, aastaraamat 2005., 2006., 25. ja 2026. aasta kohta ja seda saab igaüks lugeda, kui ta läheb Kaitsepolitsei koduleheküljele, kõik need aastaraamatud on seal olemas, kunagi oli see selline haruldane lugemisvara, mis ainult paberi peale trükituna ringi liikus, aga nüüd on igal ühele ligipääs sinna olemas ja nagu tavaliselt on siis siin põhiseadusliku korrakaitse, on vastuluure, küberjulgeolek, riigisaladuste kaitse, äärmusluse ennetamine ja igasugused muud huvitavad asjad, aga selles konkreetses tänavuses Kaitsepolitsei aastaraamatus on ka mõned aspektid, mis mulle isiklikult lähevad väga korda, ma natukese aja pärast nendest ka räägin. Mulle läheb ka korda üks asi, et ma kindlasti nimetaks seda nagu Priit sina kirjandussündmuseks, et tegemist on siiski ajakirjandussündmusega, mitte kirjandussündmusega ja tegemist ei ole ilukirjandusega, ehkki väga paljud Kaitsepolitsei väited tõepoolest tekitavad emotsioone ja eriarvamusi, aga see on kõigi aastaraamatute puhul niimoodi olnud, seepärast Kaitsepolitsei aastaraamat ongi üks väga oodatud ajakirjandussündmus igal kevadel. No teistpidi vaadake, et see on nende töö osa. Inimeste mõjutamine, inimestest arusaamine ja ka sellise diskussiooni tekitamine, mida siis tõenäoliselt meil täna käsitlusel on see üks lõik seal, mis võtab arutluse alla küsimuse, kas riigiameteist kõrgetel kaitsevaldkonna kohtadel lahkunud inimesed on paslik ikka, et piltlikult öeldes järgmisel päeval täidavad nad mingi ettevõtte
juhtimise rolle ja arendavad seda edasi. Ma oleksin kohe nõus sinuga sel tingimusel, kui sa nüüd nimetad mulle Eesti Vabariigi seadustes sellise punkti, mis ei luba seda teha. Ei, ega Eesti Vabariigi seadustes sellist punkti ei ole ja Kaitsepolitsei aastaraamatus ei osundata ka ju asjaolu peale, et oleks mingi seadus, mis seda keelab, vaid osundatakse asjaolu peale, et see ei näe lihtsalt hea välja. See ongi minu meelest ohtlik. Kaitsepolitsei, mis omab nii-öelda määratud jõudu meie riigis, kui Kaitsepolitsei oma aastaraamatus nii-öelda osundab millelegi, et meie meelest need asjad ei peaks niimoodi olema ja see muuhulgas ei ole nagu ainus koht selles aastaraamatus ja see ongi see, millele ma tahtsin keskenduda. Ehk Kaitsepolitsei selles aastaraamatus siin on üks peatükk, mille pealkiri on toimingu piirang ehk piirang seotud isikuga tehinguid teha. Siin on nagu kaks ja teine peatükk, mis on seotud siis korruptsiooniga ja mõlemas nendes peatükis Kaitsepolitsei mitte üldse varjatult, vaid täiesti otsesõnu ütleb, et see seadusregulatsioon, mis meil on mõnedes asjades, ei ole nende meelest selline, nagu peaks olema ja põhimõtteliselt annab mõista, et oleks väga teretulnud, kui nüüd Riigikogu võtaks kätte ja lahendaks need asjad ära nii, nagu see Kaitsepolitseile sobib ja minu meelest see on üks asi, mida me ei tohiks üldse sellisel nagu lahkel pilgul vaadata, kui Kaitsepolitsei hakkab sättima neile sobivaks Eesti Vabariigi seadusandlust, mille koostamine on Riigikogu ja Riigikogu komisjonide tegevus, siis on midagi väga valesti. Jah, no Kaitsepolitsei võib alati viidata sellele, et seadusi võiks täiendada või mitte täiendada ja tõepoolest viide, millele Kaitsepolitsei aastaraamatus teeb, on ju tõepoolest huvide konflikt, mis teoreetiliselt on võimalik mitte ainult kaitsetööstuse valdkonnas, vaid absoluutselt kõikides tööstusvaldkondades ja Kapo kasutab terminit pöördukse efekt, aga sellele, et seaduse muudatust oleks vaja juhul, kui Kaitsepolitsei sellele ka järgmisel ja ülejärgmisel aastaraamatus viitas, sellele on viidanud ju ka näiteks Kaitseväe endine juhataja Martin Herem, eks ole, kes on üks neid inimesi, kellele Kaitsepolitsei siis minu meelest täiesti otseselt viitab endine ta ise tunneb, et temale viidatakse, otseselt ei viita Kaitsepolitsei mitte sõnagagi ühelegi ametile. Ei, ta ei viita ühelegi nimele ja ühelegi ametile, ta viitab sellele, et riigihangetega seotud ametnikele tuleks rakendada ametist lahkudes mahajahtumise aega, ütleb Kaitsepolitsei ja viitab siis eelkõige kaitsevaldkonnale ja nüüd Martin Herem ütleb täiesti õigesti minu meelest, et mida siis tegema peab, et kas kõrge ohvitser, kes lahkub ohvitseri ametist, aga jääb kaitsevaldkonda selleks, et teenida Eesti huve, kas ta siis peaks ma ei tea, 3 aastat müüma porgandeid. See oli Martin Heremi väide ja tegelikult ta viitab ka sellele, et kui oleks seadustatud, et tõepoolest mahajahtumise aeg 2 aastat, selle aja jooksul riik maksab inimesele palka, müügu ta siis porgandid või tehku mida tahes, palka, mida ta enne sai, see on üks võimalusi. See on vaadake, ma lihtsalt tahan ühele asjale tähelepanu juhtida, et Kaitsepolitsei on selles kirjasõnas olnud üsna ettevaatlik. Ja see, mida nad ju viitavad, on see libe ja hõre ja habras jää, mille peale inimesed paratamatult astuvad. Ehk et jällegi mingit otsest ju üleskutset või sõda Riigikoguga sealt välja ei paista või ka riigiga tervikuna. Aga see on nagu selles mõttes selline, kuidas ma nüüd ütlen, et Kaitsepolitsei annab meile selle aastaraamatu nende lausetega teada seda, et vaadake, meie meelest need inimesed on astunud sellele haprale jääle ja üritavad siis riigiametist liikuda rikkalikult jõukaks saava kapitalismi poole ja me vaatame seda. Kas see on kuidagi halb? Sa ütled jõukalt rikkas. Kas see on mingisugune asi, mis nagu istume me nagu Eesti NSV-s või? Ei, me istu, stopp. Et küsimus on milles, et need inimesed on Kaitsepolitsei ei viita otseselt ju tegelikult mitte ühelegi seigale ega faktile, ta viitab võimalusele, et on
ta viitab võimalusele mõjutada mingisuguse valdkonna otsust. Just, täpselt see asi on. Võimalus jah, on, nagu me ennist märkisime, see ei ole ainult kaitsevaldkonnas, see on kõigis suuremates valdkonnad. No millised kõik need suuremad valdkonnad on? Haridus näiteks, majandus. Kuule, vaatame näiteks energeetikat, et täpselt sama küsimus, et kui põlevkivi kaevandusõigus maha on müüdud ja mitte keegi ei saa sellest avalikult rääkida, et vaatame, mis pärast saab. Just nimelt, aga kuulge, ma tegelikult nagu ei saa aru, et mis otsaga te nagu sõbrad mõtlete. Peaga. Ma ei ole päris kindel. Vaadake, me oleme Eestis, meil on siin 1,3 miljonit inimest, 1 miljon eestlast, nendest on 750 sellised, kes oskavad lugeda ja kirjutada. Nende hulgas on võib-olla 3-5 tuhat sellist, kes on suhteliselt juhtima suuremaid süsteeme, võib-olla 750 sellised, kes väga suuri vastutusrikkaid süsteeme suudavad juhtida. Nüüd meil on selline talentide puudus ja te räägite nagu päris tõsiselt räägite seda juttu, et meil on inimesed, kes on jõudnud julgeoleku, mina ei ole seda väitnud, mina väitsin seda, et me võtame nad kinni, kes on 50-tes eluaastat, kes on oma nagu parimates aastas ja me võtame nad kinni ja paneme 8 aastaks kuskile kuivama, on see nüüd kaitse või on see mina Marek ei ole mitte midagi säärast väitnud, mina väidan seda, et need inimesed peavad jätkama selles valdkonnas, milles nad on tugevad. Mina Marek ei ole väitnud, et need inimesed tuleks paariks aastaks kõrvaldada, ma viitasin Martin Heremile, kes ütles, et juhul kui oleks seaduses sätestatud üleminekuperiood, mis kinnistab kindla palga ja nii edasi, siis see muudaks olukorda. Praegu seda ei ole. Ma ei ole iial väitnud, et sellised inimesed ei oleks vajalikud Eesti kaitsevaldkonnas, väga vajalikud. Okei, see ei käinud sinu kohta, aga põhimõtteliselt, et me ei saa nagu endale lubada sellist talendi raiskamist, lihtsalt. Ei, muidugi ei saa. Istume siin, ütleme, et kuule, sina olid seal kaitsevägede juhataja, et mine müü porgandit, saa palka. Päriselt? Ei, see ei olegi võimalik. Aga kes seda on soovitanud, et küsimus on ju milles, et taevas appi, vaatame teistpidi kõikide ettevõtete poolt, kes sooviksid olla kaitsetööstuses aktiivsed. Kas sa siis tahad öelda, et kaitsetööstuses peaks domineerima ainult need inimesed, kes varasemalt on sama tööstuse jaoks ja sihikindlalt tekitanud mingisuguseid konkurentsieeliseid? Ma tahan öelda, et kaitsetööstus valib endale inimesi, kes seda ala tunnevad, aga nad ei võta Tartu Ülikooli avaliku halduse magistri lõpetajad. Nad võtavadki neid, kes oskavad sõdida, teavad asja. See on turg ja turg teeb nii, nagu tal on kõige parem. Aga kui turul on olemas korruptsioonirisk, siis sellele tuleb osutada ja see ongi korruptsioonirisk. Et mis te olete pimedad või? Ei näe, et siin on olemas reaalne korruptsioonirisk, mis tegelikult halvab kaitsetööstuse kui vaba konkurentsis toimuva tööstuse nagu võimekusi. Ja mida me täna näeme? Me täna näeme seda, et vaatamata sellele, et sinu mainitud hiilgavad juhid on liikunud ühest kohast teise, Eestis ei ole käivitunud kaitsetööstus. See ei ole nende probleem, vaid see on Eesti seadusandluse probleem, kus isegi selleks, et kuskil 2 mingisuguse kiviuniku vahel miine teha, ei suudeta regulatsiooni korda teha, kus see, et kaitsetööstuse parkide tegemiseks kulub 1,5 või 2 aastat selleks, et luua mingisugust regulatsiooni. Selleks, kui meile räägitakse seda, et iga natukese aja tagant tuleb siia 10 miljoniline mingisugune laskemoona tehas ja seda ikka ei tule. See on meie siseriiklike regulatsioonide, see on valitsuse, kaitseministeeriumi, Riigikogu küsimus. Stop! Aga need inimesed, kes on lahkunud sinu hinnangul andekate juhtidena, nende asi oligi juhtida see asi sinnamaani, et selline tööstus võiks tekkida. Kuidas seda nüüd loogiliselt neid väiteid kokku panna niimoodi, et kõik ära ei lagu? Kaitseministeerium ja kaitsejõud ei tegele tööstuse loomisega. Nad ei tegele tööstuse loomisega, neil on teised ülesanded. Kaitseministeerium küll tegeleb sellega. Kaitseministeerium otseselt tegeleb. No igal juhul vaidlus on ju väga tuline, eks ole. Et mulle tundub, et lihtsalt ka see näide, kui palju vastakaid arvamusi võib tekitada üks lihtne asi, laused kaitsepolitsei aastaraamatus viitab selle peale, et miskit peaks juhtuma. Keegi peaks jalad kõhu alt välja võtma, mitte järgmine riigiametnik lootma, et ehk tema tegevust märgatakse ja vaatamata sellele, et ta riigi poolt ei ole kaitsetööstust kuidagi suutnud turgutada ja ellu kutsuda,
ilmselt ootab temagi kusagil, et äkki mõni kaitsetööstusettevõte võtab ta üle ja nii edasi, ehk et see kuidas ma ütlen, sellise varjatud ootuste hulk meie nii-öelda ühiskonnas on mõnes mõttes väga suur ja me tõepoolest näemegi täna seda, et mingit jõulist, tõesti, see, mis see Priit ütled, on natuke naeruväärne, kogu aeg me kuuleme iga natukese aja tagant mingist meeletust tehasest, mis kohe hakkab tegema lõhkeainet, raketti ja mida iganes ja mida me näeme, neid ei ole ja neid ei tule ja me saame aru, et kui neid ei ole ja neid ei tule, siis me oleme piltlikult öeldes mitte kõige paremini lõhnavas vedelikus, kui asi läheb hapuks. No üks Eesti kaitsetööstusettevõte koos välispartneritega tegelikult juba väga edukalt juba katsetab ka Ukraina rindel selle kaitsetööstusettevõtte toodetud droonivastast tõrjeraketti, nii et midagi ikka liigub ära, nii ütleb. Tootmises on küsimus mitte selles, et kas katsetatud rakett on tootmise kohta, sa loe tihedamalt, tootmise kohta oli uudis eelmisel nädalal. See tootmine ei toimu Eestis. Sellepärast, et Eestis ei ole selleks vajalikku infrat. Seadusandlustega võimalused. Seda tehakse Poolas, aga mitte Eestis. Ja siin tuleb küsida seda, et miks Riigikogu ei ole sellised korraldanud seda nii, et see oleks Eestis ja nii edasi. No vaadake, kui kaugele on viinud kaitsepolitsei vahvad laused, ses mõttes, et me nüüd ütleme välja probleemi juure, mida võiks ka öelda kaitsepolitsei analüüsides neid asju, mida ta ju vaieldamatult teeb, et aga kus siis see meie tööstus on, mis toodaks kasumit ja ujuks kapitali külluses? Just, aga siin selles kaitsepolitsei aastaraamatus on teisigi selliseid tähelepanuväärseid aspekte. Üks on siis kindlasti seotud või siis on seotud, osa on seotud riikidega, mis on siis Eestile kas otseselt vaenulikud, nagu Venemaa näiteks ja siis Venemaa pehme ja poolkõva mõju, mis siis võib ilmneda ka läbi usuorganisatsioonide, sellest on üsna palju tähelepanu, või sellest on üsna palju kirjutatud. Ja siis on Hiina saanud oma järjekordse kolaka, üks tavaliselt siis kaitsepolitsei aastaraamat avaldab ka pilte ja selliseid huvitavaid lugusid inimestest, seekord on räägitud siis meediaga seotud inimestest, kes käisid Hiina rahvavabariigi rahade eest ja nüüd on siis nagu, ma igaks juhuks nagu seda fookust täpsustan, et jutt on inimestest, kes sõidavad Hiina suurele luksuslikule ringreisile ja teevad seda Hiina siis kommunistliku partei raha eest. Ja nüüd mitte need, kes oma raha eest sinna kuidagi lähevad või keda mingi toimetus saadab oma raha eest, aga kes lähevad sinna Hiina kulul ja siis on välja toodud üks terve hulk siis otseselt paar ajakirjanikku ja paar siis loovagentuuriga seotud inimest, kes on siis käinud ja tuleb tunnistada, et mõni aasta tagasi oli ka Postimehel selline juhtum, kus üks töötaja käis sellest küll teavitamata juhtkonda Hiinas Hiina raha eest, aga siis oli meil tõsine vestlus. Üldiselt nagu see point on nagu selles, et ei maksa, kui Hiina saatkond pakub teile, teie ettevõttele, ma ei tea kellelegi, et tulge sinna, maksame kõik kinni, lahe reis tuleb, siis tasub olla ettevaatlik, sellepärast, et võib-olla jah, et inimesi ei värvatagi agentideks, aga igal juhul Hiina pool kasutab seda ära, neid pilte, kõiki neid kontakte, pärast kuskil demonstreeritakse, näidatakse, aga meil on siin suurepärased sidemed selle, teise, kolmanda, neljanda ettevõttega Eestis näiteks ja nii edasi. Parem tasub olla ettevaatlik selles mõttes. Jah, seda kindlasti, aga kui me räägime mõjutusest, siis kaitsepolitsei juba mitu aastat järjest viitab Moskva patriarhaadi Eesti kristlikule õigeusu kirikule juba mitu aastat järjest ja ehkki vahepeal on muudetud seadust, mis on Riigikohtus siiamaani arutelul, siis kaitsepolitsei toob väga nimeliselt ja väga üksikasjaliselt välja tegelikult need vaimulikud preestrid, kes on ka siit viimase aasta jooksul või eelmisel aastal välja saadetud just nimelt Eesti vaenuliku tegevuse pärast. Eesti kristlik õigeusu kirik muidugi kinnitab, et nad ei ole kunagi toetanud, nad kasutavad väljendit sõda, mitte Venemaa agressioon. Nad kinnitavad, et on rahu poolt, aga mina ei ole aru saanud, millise rahu poolt nad siis on ja kui nad toetavad rahu, siis millist rahu nad toetavad? No vene keeles on veel see eriti võluv ju, et kui sa ütled, et sa oled rahu poolt, siis kuulaja
ei saa ju aru, mille poolt sa oled, kas sa oled rahu või maailma poolt, ikka sedasama tähendab see mirr ja selles mõttes nii-öelda jah, me näeme seda, kuidas selle kiriku suhtes leebe käitumine Eestis on tekitanud meil sellise vaikselt areneva kultuurilise vammi, millega meil mingil hetkel võib olla väga keeruline tegeleda. Nende maskeraad ja kamuflaaž on ju imehea, see on inimeste usuvabadus ja kõik muu. Me teame seda ju kogu nõukogude ajast, kui KGB oli selle kiriku ju naha ja karvadega üle võtnud ja see kujutas endast tõsist poliitilist instrumenti ja on seda ju tänase päevani. No leebe suhtumine ei ole päris õige väljend, vähemalt Kaitsepolitsei aastaraamatust ma loen küll välja, et 2025. aastal väga leebet suhtumist ei olnud ikka väga paljudelt kirikuga seotud inimestelt võeti ära elamisluba, saadeti nad maalt välja ja mitte ainult ei võetud ära ka sissesõiduluba Eestisse, vaid ka kogu Schengeni ruumi, nii et tegelikult Kaitsepolitsei on sellega ikkagi tegelenud väga tõsiselt või vähemalt nende selle kiriku vaimulikega, kes on rohkem või vähem avalikult, eks ole, olnud Venemaa agressiooni toetavad Ukrainas või siis ka Eesti vastu. Ma praegu mõtlen lihtsalt selle peale, et huvitav, et Kaitsepolitsei mainides küll kaude ära neid samu kaitsevaldkonna ametnikke ja osalejaid seal on selle välja öelnud, aga jätnud välja ütlemata selle, et Riigikogu poolt paika pandud kõrge ametnik on igati takistanud, nagu me teame, selle sama nii-öelda Vene kiriku küsimuse sisulist lahendamist Eestis. Ta oleks võinud ka selle loogika järgi ju president Karis siis olla Kaitsepolitsei aastaraamatus kaunisti ära märgitud kui Riigikogu püüdluste üks tõsisem takistaja. See on üks keeruline olukord jah, et ma arvan, et Kaitsepolitsei siin võib-olla kuskil mingisugusel hetkel oli, võib-olla võis peast läbi joosta selline mõte, et võiks teha mingisuguse vihje, nagu nad nii mõneski asjas üsna vihjeliselt, aga selline poliitiline enesealalhoiu instinkt tõmbas kella ja ütles, et ärme seda siia kirjutame, ja siis nad mõtlesid. Las Strandberg tuleb ise selle peale. Aga tegelikult me oleme jah tõepoolest olukorras, kus siis seadusandja on otsustanud tõsiselt nii-öelda amputeerida neid võimalusi, mis siis sellel Moskvale alluval Vene kirikul Eestis on, et need sidemed, mis neil on nagu Kaitsepolitsei ka siin väidab, on de facto siis Moskva kirikuga, mis toetab agressiooni Ukrainas, et Eesti seadusandla on sellise seaduseelnõu tõesti teinud ja võtnud selle seadusena ka vastu ja see on läinud Riigikokku ja praegu on see siis, president ei ole seda ei ole seda kinnitanud ja praegu on see siis Riigikohtus ja nüüd see on väga keeruline olukord, sellepärast, et ka Riigikohtu kohtunike vahel on erinevaid siis eriarvamusi selles osas, see läheb siis nagu üldkogule arutamiseks ja mis tulemuse me sealt saame, seda me kindlasti praegu ei oska ette öelda, aga üks asi on päris kindel, et seal tuleb kindlasti ka eriarvamusi, et see ongi väga, väga keeruline küsimus ja no vot, ega see ju ei erine sellest samast jutust, mis meil siin ennem oli nende kõrgete kaitseametnike poole pealt, seal on ka väga palju eriarvamusi. Ei, kui me räägime mõjutustegevusest, siis kiriku puhul mõjutustegevuse üks peene nüanss on see sama, millele ma juba viitasin. Meie oleme rahu poolt, mida pagan see tähendab, meie oleme rahu poolt. Kui me räägime Venemaa agressioonis Ukrainas, siis väike, et oleme rahu poolt ei tähenda mitte midagi või kui seda natuke tõlgendada, või kui mõnda sotsiaalmeedia postitust lugeda, siis meie oleme rahu poolt tähendab Ukraina allaandmist mõnede arvates ja see on selge Venemaa mõjutustegevus. Selle asja nimi on Pax Russika ehk Venemaa rahu, mis ei ole mitte see rahu, nagu meie sellest aru saame. Ja siinkohal väike paus.